tundub päris võõras sõna, aga kui oled kunagi sõitnud elektritõuksiga, siis on sul tegelikult kergliikuriga liiklemise kogemus juba olemas. Tuletame mõned põhitõed siiski meelde. Kergliikur on ilma istekohata elektrijõul liikuv sõiduk, nagu näiteks elektriline tõukeratas, elektrirula, tasakaaluliikur ja monoratas. Ükskõik milline kergliikur ka välja ei näeks, on tegemist ikkagi sõidukiga, mis tähendab, et kui sa sellega liikled, siis sina oled sõiduki juht ning juhina on sul liikluses ka suurem vastutus kui jalakäijana. Enne kergliikuriga sõitma hakkamist vaata peeglisse. Kui oled alla 16-aastane, siis pead kiivri pähe panema. Tegelikult soovitame ka vanematel kergliikuri juhtidel kiivrit kanda. Nüüd vaata oma sõidukit. Veendu, et sellel on korras pidurid, signaalkell märgu andmiseks ning helkurid või tuled külgedel. Lisaks peab pimedast põlema ees valge ja taga punane tuli. Olgu, hakkame sõitma. Üks asi veel. Vaata oma selja taha. Kui keegi juhtumisi sinu külge klammerdub, siis palu tal maha astuda, sest kergliikuriga tohib sõita vaid üksi. Mitmekesi sõitmine takistab sinu vaatevälja, raskendab juhtimist ja koormab sõidukit. Sõitma mine kõnni või kergliiklusteele. Sõidutee paremas ääres tohib sõita, kui selliseid teid ei ole parasjagu kuskilt võtta. Aga pane tähele, et siin kehtivad vanusepiirangud. Jalakäijate läheduses võta alati hoog maha ja möödumisel hoia sellist külgvahet, et kui jalakäija peaks ootamatult tegema sammu sinu poole, siis pääsed temast ikkagi ohutult mööda. Alati on abiks ka signaalkell. Kui hakkad sõiduteed ületama, siis tõmba hoog täitsa jalakäijate kiiruse peale. Kusjuures kõige turvalisem on tulla sõiduki pealt maha ja ületada teed jalakäijana, sest siis peavad autod sulle ülekäigurajalt teed andma. Kui ületad teed liikuriga sõites, siis autojuhid sulle ülekäigurajalt teed andma ei pea. Kui sõit on tehtud, siis pargi oma sõiduvahend nii, et see teistele jalgu ei jääks. Kergliikurid tohib parkida kõnniteel, kuid teistele liiklejatele tuleb jätta vabaks vähemalt 1,5 meetri laiune käiguriba, et nad mööda pääseks. Muidugi ei tohi juht olla sõidu ajal joobes ega tegeleda kõrvaliste tegevustega, nii et telefon hoia sõidu ajal taskus ja klapid karvis. Vaata ka lisainfot liikluskasvatus.ee. Sina juhid, tee seda õigesti.